Tänan teid kutsumast tulla teile rääkima ja hea meelega tulen Saaremaale. Ma olen siin mõned korrad olnud allergikute laagris, mida Maie Laaniste kunagi on korraldanud ja ausalt öeldes mu isapoolsed juured pärinevad ka Saaremaalt, aga kahjuks ma neid inimesi ei ole näinud oma elus. Aga ma räägin teile urtikaariast. Oma nimetuse on siis nõgestõbi ehk urtikaaria saanud nõgesest, kuna ilmselt oleme me kõik lapsepõlves saanud kõrvetada nõgeselt ja näinud neid kuplasid oma nahal. Ja nõgesel on lehtedel ja vartel sellised väiksed kõrvekarvakesed, mida seal foto peal on hästi näha, et nad natukene meenutavad nõela, võib-olla isegi mesilase astelt, et tegelikult see karvakene on niisugune nagu torukene ja hästi terav on ta tipust ja seal all on tal siis selline koht, kuhu tal siis sellist mahla koguneb, mis on kemikaalide rohke, et see sisaldab histamiini, atsetüülkoliini ja serotoniini. Ja nad nii-öelda tungivad naha sisse, need nõelad, sellest on isegi tehtud selliseid elektronmikroskoopilisi fotosid, kus see astel on niimoodi tunginud naha sisse ja see kotikene siit poolt rebeneb ja siis on kohe näha, kuidas niisugune nagu tühi sisemus on ta, kui ta vabastab enda seest selle vedeliku. Aga nõgestõbe on tegelikult kirjeldatud juba ammu enne Kristust, kuskil 200 kuni isegi 1000 aastat Hiina meditsiinis. Feng Yin Zheng on teda kirjeldanud niisugust nagu selline nimetus oli tal tuulesarnane varjatud lööve. Ja see kirjeldab tegelikult üsna tabavalt seda, kuidas need kublad naha peal rändavad ühest kohast teise. Muidugi Hippokrates, meie tuntud isake Hippokrates on kirjeldanud nõgestõbe ja tema nimetas teda kniidoseks. Aga võib-olla selline esimene haigusjuhu kirjeldus pärineb hoopiski Thomas Moreilt, kes kirjeldas kuningas Richard III reaktsiooni maasikatele enne oma kroonimispidustusi, talle siis, et need pidid olema väga uhked pidustused ja siis tal oli juba teadaolevalt ennem maasikatele väljendunud nõgestõbi. Aga siis nii-öelda Lord Hastings oli seal üks nende seast, tahtis niimoodi üllatada ja ta sõi neid maasikaid ja kattus siis selle nõgeslööbega ja siis ta niimoodi tiris omal selle niimoodi kaeluse lahti ja näitas, et vaadake, mis minuga toimub. Ja see oli surmav, et seal ta suri. Ja kahjuks Lord Hastingsil kaotas oma pea selle tagajärjel. Nii, aga et see on siis selline piirdunud naha või limaskesta või naha ja limaskesta turse. Ja selle põhjuseks on siis verevedelate osiste leke läbi kapillaaride. Ja kui see leke toimub nii-öelda pindmistes kihtides nahas, siis tekib selline kublaline lööve. Aga kui ta on sellistes sügavamates kudedes, siis seal tekib selline piirdunud turse, mida me siis nimetame angioödeemiks või siis angioneurotiliseks turseks või kuinkeödeemiks. Ja enamasti tüüpilise nõgestõve puhul siis see kubel on kusagil umbes ööpäeva, et võib-olla sellised suuremad kublad niisuguse punase laigu võivad jätta ka natuke pikemaks kui üks ööpäev. Aga siin pildi peal on siis näha, et see tüüpiline kubel on keskelt kahvatu, nahapinnast kõrgenev ja teda ümbritseb selline punane oreool ja siis angioödeem, sügavate kudede turse, see võib püsida kuskil 2-3 päeva. Et kui kublale on iseloomulik see, et ta sügeleb, siis see angioödeem tegelikult on valus. Ja kui see angioödeem juhtub olema kusagil neelus või siis sealt allpool, et siis ta ikkagi sulgeb ka hingamisteed ja on eluohtlik. Aga et nagu ma juba ütlesin, et need kublad võivad olla väiksed või suured, nad võivad olla punast värvi, nagu siin selles, nad võivad olla sellised lillakas punased, nad võivad olla sellised väga selge piiriliste äärtega ja
ja lisaks siis sellised väiksed punased kublad, millel on hoopiski valge oreool näha, et see on selline nagu üsnagi stressiurtikaaria lööve, adrenergiline urtikaaria. Ja siis erinevaid angioedeemi pilte, et näiteks nõgestõvele võib kaasuda turse labakätel ja labajalgadel, et sellisel juhul on isegi valus käia ja sõrmed ei paindu, kui siin on niisugune turse, mis segab siis neid painutada. Need nõgeslööve ja angioedeem võivad ühel inimesel koos esineda, siis nad sellist angioedeemi üksinda ilma nõgeslööbeta esineb küllaltki harva, vaid 10% juhtudest ja enamasti ikkagi on see lööve ilma angioedeemita, et seda varianti esineb selle uuringu järgi, mille diagrammi ma siin ära tõin umbes pooltel juhtudest. Aga siin on siis sellised olulised arstiteadlased, kes on andnud oma sellise märkimisväärse panuse nõgestõve uurimisse. Esimene siis William Cullen oli Edinburghi meditsiiniülikooli professor ja tema vermis nii-öelda selle nimetuse urtikaaria, aga peale selle ta siis oli esimene, kes hakkas nahahaigusi klassifitseerima ja nii-öelda sellist nimekirja moodustama nahahaigustest. Ja Saksamaal siis on Charité kliinikus urtikaariat palju uuritud, et siin siis professor Zuberbier ja Markus Maurer. Nii, aga kuidas siis see kubel tekib? Sellist keskset rolli peaosa kublatekkes mängib selline rakk, mida nimetatakse nuumrakuks ehk mastotsüüdiks. Ja selleks, et siis see kubel tekib, sellest mastotsüüdist vabanevad bioaktiivsed ained. Ja kõige olulisem aine on siis histamiin. Aga kuidas see histamiin läbi selle raku seina siis nii-öelda pääseb toimima, neid mehhanisme on erinevaid. Kõigepealt siis on selline immuunoglobuliin E, mis siis nii-öelda osaleb allergiliste reaktsioonide käivitamisel, et selle nuumraku pinnal on sellised immuunoglobuliin E retseptorid, mille külge kinnituvad siis need immuunoglobuliinid, mis siis vahendavad mingit kindlat liiki allergiat ja see nii-öelda luku ja võtme põhimõttel keerab nii-öelda lahti, et need rakusisesed bioaktiivsed ained, et me nimetame neid mediaatoriteks, nad pääsevad siit raku seest välja ja põhjustavad siis kapillaaride laienemist, sellest tuleb punetus, siis kapillaaride laienemisest tekib selline, nad muutuvad nii-öelda sellised avaused moodustavad, et need verevedelad osised võivad siis kudedesse väljuda, sellest tekib see turse. Sealt tekivad ka sellised ained, mis närvilõpmeid ärritavad, sellest tekib sügelus ja nii edasi. Siis kroonilise nõgestõve puhul võivad nii-öelda nende retseptoritega nii-öelda kinnituda nendele retseptoritele ka teised antikehad, immuunoglobuliin M ja immuunoglobuliin G ja see võib siis olla põhjuseks kroonilise urtikaaria põhjuseks. Siis kolmas variant on see, kui tekivad jällegi need allergiat vahendavad immuunoglobuliin E antikehad, aga nad tekivad omaenda keha mingisuguste valkude vastu. Et sellest tekivad ka mitmed kroonilise nõgestõve vormid. Ja lõpuks on ka veel selline üks lihtsam tee. See on siis siin see MAS-G proteiiniga paaris X2 retseptor, põhimõtteliselt siit vahelt nii-öelda saavad ka välja pääseda selle mehhanismi kaudu nuumrakus tallel olevad bioaktiivsed ained, mis siis tekitavad seda löövet, seda tüüpilist kublalist löövet. Nii et neid mehhanisme on kohe mitmeid. See, mis aga nii-öelda selle
lööbe siis tekitab, need võivad olla mitmesugused välistegurid, alustades kas või toiduallergia või stress või ravimid või nakkushaigused või ultraviolettkiirgus või soojus või külm ja nii edasi. Siis nii-öelda sisemised tegurid, autoimmuunsus, autoallergia ja siin kõige alumises osas on siis näha, need on need kõige olulisemad bioaktiivsed ained, mis nii-öelda selle pildi nahale välja toovad ja sügelemist põhjustavad. Infektsioonidest siis kõikvõimalikud infektsioonid põhimõtteliselt võivad tekitada mingisuguses faasis kublalist löövet. Et nii sooleparasiidid, viirushaigused, seda on olnud COVIDi puhul, see võib olla tuulerõugete algfaasis kublaline lööve, bakterinfektsioonid, füüsikalised tegurid, siin naha hõõrumine, madal temperatuur või hoopiski füüsiline koormus ja soojus, kontakt veega, vibratsioon, mingi surve nahale. Et edaspidi oma ettekandes ma puudutan veel neid teemasid. Allergilised reaktsioonid, ravimitest siis näiteks opiaadid, et kui siin on tihti valuvaigistis paratsetamool koos kodeiiniga, et kodeiin kuulub ka opiaatide hulka, et on võimalik, et tekitab kublalist löövet, aga ka röntgenkontrastained ja anesteesias kasutatavad lihasrelaksandid võivad anda, kindlasti antibiootikumid, põletikuvastased ravimid nagu ibuprofeen võivad tekitada kublalist löövet ja pseudoallergeenid, need on siis mitmesugused puuviljad ja köögiviljad, mis nii-öelda sisaldavad selliseid bioaktiivseid aineid, eelkõige siis tomat, maasikas ja tsitruselised ja nii edasi. Nõgesest me juba rääkisime. Et natukene siis pildimaterjali ka nende infektsiooni tekitajate kohta, et solge ja lamblia ja viirused. Nii, mis on siis allergilisele nõgestõele iseloomulik on see, et see reaktsioon tekib hästi kiiresti ja seal on ikkagi näha väga selge seos selle allergeeni ja kublalise lööbe tekkimise vahel, et kuni 2 tunni jooksul tekib see lööve. Ja see reaktsioon võib olla siis kas nõrgem, sellisel juhul on tegemist kublalise löövega, millele võib kaasuda angioedeem, aga kui on tegemist hästi raske allergilise reaktsiooniga, siis võib olla ka anafülaksia ehk siis allergiline šokk. Nüüd siis see nõgestõbi, üksikkubel, nagu ütlesin, et enam-vähem ööpäeva püsib, on hästi sage probleem, et oma elu jooksul üleüldse kogenud, võib-olla isegi siin saalis pooled inimesed võiksid öelda, et nendel on see nõgestõbi kunagi olnud. Ja nõgestõve puhul on see eripära, et see võib olla täiesti omaette haigus ja et ta võib olla ka teiste haiguste sümptomite hulgas. Üleüldiselt siis 6 nädalat on see piir, kui hakatakse siis nõgestõbe juba lugema krooniliseks, et selline alla 1,5 kuu kestnud nõgestõbi on äge ja see võib olla, see ei olegi nii suur probleem, kuivõrd just krooniline nõgestõbi. 2 põhimõtteliselt erinevat kroonilise nõgestõve vormi on siis see, kui see lööve on kuidagimoodi esile kutsutav ehk indutseeritav ja teine vorm, kui see lööve tekib iseenesest. Et tihti see iseeneslikult tekkiv lööve on juba hommikul ärgates, inimene näeb, et tal on kublad peal. Aga indutseeritav, võib-olla kõige ilmekam on siin triipnahksus, seda varsti me vaatame ühe pildi. Et triipnahksus ehk termografismi nõgestõbi. Et ta on küllaltki sage, et kusagil isegi kuni 5% rahvastikust võib ta olla. Et nahale sellise kratsimise kohale tekivad triibud. Et piltlikult öeldes sa võid naha peale joonistada või kirjutada.
see võib sügeleda, aga ei pruugi. Ja kui ta sügeleb, siis ta muidugi on ikkagi häirib inimest ja siis ta vajaks ka ravi. See võib sagedamini esineda teiste nahahaiguste puhul, näiteks siin atoopilisest dermatiidist on juttu ja ka kuivnahksuse puhul, et nendel tekivad need kublad kratsimise koha peale kergemini. Võib olla niimoodi, et inimesel ei ole seda triipnahksust olnud, aga peale mingisuguse hingamisteede infektsiooni täiskasvanud inimesel korraga hakkavad need triibud naha peale tekkima sinna, kus varem, et varem tal seda probleemi üldse ei olnud. Ja siin pildi peal on siis näidatud selline spetsiaalne termografomeeter ehk termografismi proov. Need on erineva pikkusega sellised nagu tömbi otsaga piid, millega siis saab tõmmata üle naha ja see natuke pikem ots siis nii-öelda mõjub tugevama jõuga ja siis on näha, millise jõu juures siis see kubel nii-öelda tekib või see triip tekib nahale. Ja see on ikkagi selge selline nahapinnast kõrgenev triip. Ja siin on siis veel mõned pildid sellest triipnahksusest. Mõnikord on niimoodi, et need kublad vallanduvad kohe selle kratsimise järel, aga teinekord nad tekivad hiljem, et ongi selline hiline termografism ka veel võimalik. Ja sellisel juhul nii-öelda seda seost leida, et isegi kui sa oled 6 tundi tagasi võib-olla natukene kuskil kratsinud, et sa ei seosta seda ära, et see on termografism, et see lööve on nagu selline eripärane tundub ja põhjust ei arva ära. Teine esile kutsutav nõgestõve vorm on nõnda nimetatud higiurtikaaria, mis vallandubki siis, kui sa higistad. Näiteks sporditreeningute ajal, jooksmisel, trepist üles jooksmisel, bussi peale jooksmisel. Aga see võib vallanduda ka näiteks, kui sa oled soojas vannis, sellepärast et keha nii-öelda soojeneb soojas vannis ja tuled vannist välja ja siis tekivad need kublad nahale. Selle sellist täpset tekkemehhanismi ei ole veel lahti seletatud, et üks võimalik teooria, et võib-olla higis on mingisugune ikkagi immuunsüsteemi ärritav aine, millele siis see kaasasündinud immuunsus, need nuumrakud niimoodi reageerivad. Ja higiurtikaaria tegelikult moodustab isegi 1/3 kõikidest indutseeritavate ehk esile kutsutavate nõgestõve vormidest. Ja eriti teda esineb noortel ja noortel meestel, noormeestel just. Ja näiteks emotsioonide puhul tekkiv higistamine võib täpselt samamoodi esile kutsuda seda löövet ja vaadake, alkohol ja terav maitseline toit võib esile kutsuda higiurtikaariat. Ja siin siis üks selline illustreeriv pilt, väga tihti see lööve paiknebki kehatüvel, et see on kehatüve, temperatuur tõuseb ja siis see lööve paikneb ka kehatüvel. Kui ta sügeleb muidugi, siis on ta ikkagi sellele inimesele väga raske ja ta võib aastaid kesta, aga mõnikord ta taandub ka iseenesest. Teinekord võib lihtsalt väga kaua aega minna selleks. Külmanõgestõbi. Seda jällegi esineb noortel sagedamini. Jällegi võib see tekkida pärast mingi viirusinfektsiooni tavalise nohu läbi põdemist. Ja võib ka iseenesest taanduda, aga aastate jooksul. Nüüd külma nõgestõve puhul võivad esineda ka sellised teatud pärilikud vormid, aga need hakkavad juba lapse eas. Ja üks selline, ütleme, raskemat sorti külmanõgestõbi on jällegi see, kui keha saab, kui kogu keha, kui toimub selline keha alajahtumine. Näiteks sellised inimesed ei saa külmhoones töötada, sellepärast et nendel külm mõjub niivõrd halvasti, et nendel võib ka see reaktsioon kuni anafülaksiani välja kulgeda, aga õnneks on seda väga harva. Ja siin on siis selline tüüpiline külma nõgestõve lööve, et see on selline väikse kublaline. Kontakturtikaaria. See on siis selline nõgestõve vorm, mis tekib mingi teguriga või mingi ainega kontakti kohale. Et ta ei võta selliseid suuri nahapindu enda alla,
teda jaotatakse immunoloogiliseks ja mitte immunoloogiliseks. No immunoloogiline on see, et tegemist on allergilise reaktsiooniga, et siin võib näiteks koera või kassi, eriti just märja koera või kassi silitamisel või katsumisel tekkiv kublaline lööve kätele. Ja teine põhjus näiteks siis teatud toiduallergeenid, kala või ka näiteks lateks, et sellele kohale, kus on kontakt allergeeniga, tekib kublaline lööve üsnagi kiiresti. Mitteimmunoloogiline nõgestõbi tekib näiteks sorbiinhappele ja näiteks sorbaate ju lisatakse ka mitmetele kreemidele kui säilitusainetele, et sellisel juhul siis selle kreemi kasutamise kohale võib tekkida kublaline lööve. Et ka bensoehappe, kaneelist või kaneeli sarnane tsinnaamaldehüüd, naha parkimisel kasutatav koobaltkloriid. Ja mitteimmunoloogilise nõgestõve eripära on see, et kui me tavaliselt nõgestõve puhul saame väga hästi hakkama apteegis käsimüügil olevate allergiarohtudega ehk siis antihistamiinidega, siis siin vastupidi aitaks ibuprofeen. Et siit hakkab see, et neid ravivorme on erinevaid. Kontaktnõgestõbi siis siin natukene nii-öelda kaneel ja tsinnaamiühendid, mida saadakse siis kaneelikoorest ja millel on selline meeldiv lõhn ja mida kosmeetikavahenditele lisatakse. Peruupalsam, mis on selline meeldiva nagu nelgilõhnaga, mida võib-olla varasemalt kasutati palju kosmeetikatööstuses ja ka mõnede ravimite koostises, aga enam ta nii populaarne ei ole. Ja sorbiinhappe ja bensoehappe, mida muu hulgas sisaldub looduslikult näiteks pihlamarjades või jõhvikates. Aga me teame, et sorbaadid ja bensoaadid, et neid lisatakse ka säilitusainetena väga paljudele toodetele. Ja see on siis mitteallergiline nõgeslööve. Nüüd harvem esinevatest nõgestõve vormidest. Rõhuurtikaaria, hiline rõhuurtikaaria. Et see on üks selline, ütleme, keerulisemalt äratuntav ja diagnoositav naha probleem, kus siis kublad tekivad hilinemisega, isegi kuni 12 tundi hiljem. No ütleme, kui vööpiirkonnas selline punetav kubel tekib, siis ei ole keeruline ära arvata, et see oli üks vöö, mis seal ümber oli. Aga jalgadel näiteks võib olla, et kui ikkagi on kui on käinud pika maa ja jalad lähevad niimoodi punetama ja tallad ja see on valus. Ta isegi mitte nii palju ei sügele, see on niisugune valus sügelemine, mis tekib. No, ka kitsad riided võivad olla, ühel küljel magamine hommikul ärgates. Ja seda vormi esineb meestel natukene rohkem, seda hilist rõhuurtikaariat ja tihti sellele kaasub ka see nõndanimetatud veel idiopaatiline ehk siis nii-öelda sellist spontaanset kuplade teket igal pool, mitte ainult rõhupiirkondades. Ja diagnostikas siis kasutatakse seda sama nii-öelda termografomeetrit, see valge niisugune plastmassist lihtne seadeldis, mida te seal ühel fotol nägite, aga peale selle siis ikkagi mõnedes kliinikutes on ka raskuskoormusega testi võimalik teha ja seda on võimalik ka kuidagimoodi improviseerida. Päiksest tingitud ja ultraviolettkiirgusest indutseeritud urtikaaria ka või harvemate seas. Et ultraviolettkiirguse toimel tekib siis nahas fotoallergeen ja lööve tekib päiksele avatud nahapiirkondades kiiresti ja taandub kusagil ööpäevaga. Ja seal võib olla niimoodi, et ainult üks kindel laine pikkus tekitab seda löövet, et see tundlikkus võib-olla ei ole alati ühesugune ja ära aimatav, et just päikse käes, et iga päikse käes viibimisega tekib lööve. Veenõgestõbi tekib minutitega pärast veekontakti ja ei ole vahet, kas on külm või soe vesi. Nii, nüüd siis, kui on tegemist selle probleemiga, et need kublad nahal ikkagi kogu aeg rändavad, et eks siis üht-teist tuleb siis uurida ka ja välja selgitada, et miks nad on
kõigepealt siis ikkagi püüda märgata, et kas on selget seost mõne välisteguriga. Kas on hakatud uut ravimit tarvitama, kas on reisitud mingisuguseid võib-olla ebatavalisi toite söödud, kas on põetud mingi infektsioon hiljuti läbi. Kuidas üleüldine tervislik seisund on, mõnikord võib ju kublalisele löövele ka palavik kaasuda, et siis tavaliselt on ikkagi mingisugused rasked sisehaigused selle taga, kas on allergiat varem esinenud ja nii edasi. Ja siin siis, kui nüüd arsti juurde minna, siis arst kindlasti esitab palju küsimusi selle lööbe iseloomu kohta ja mis sugulaste seas, missuguseid haigusi on olnud, milliseid ravimeid tarvitab ja nii edasi. Ja ütleme, see uurimise algoritm algabki sellest lihtsast küsimusest, et kui kaua siis see üks kubel püsib ja seda saab väga lihtsalt, et kui näed oma nahal kupla, joonista talle ring ümber ja vaata siis, kas seal poole päeva pealt või millal, et millal ta ära kaob. Kui ta 1 tunniga juba ära kaob, siis on see mingisugune füüsikaline esile kutsutav nõgestõve vorm. Kui ta on umbes 2 tundi ja on ainult mingis kindlas kohas, siis mõtle, et on kontakt. Silitasin kassi, panin mingit kreemi ja võib ka teha selle provokatsioonitesti. Meil tegemist kontakturtikaariaga. Kui see nüüd kauem püsib, siis tegelikult ütleme siin sellist väga head ja lihtsat ja kättesaadavat analüüsi, mis näitab konkreetse põhjuse, ei ole. Et siis on targem ikkagi teha läbi kohe see käsimüügiravim osta apteegist, et kas see aitab. Ja kui see ei aita, alles siis hakata süübima ja uuringuid tegema, sest et siis võib seal taga olla veel ka mõni teine haigus või konkreetsem põhjus. Ja sellisel juhul on ka sagedamini tegemist kroonilise nõgestõvega ja see võib olla siis autoimmuunne või idiopaatiline. Autoimmuunne tähendab seda, et sul on kehas tekkinud antikehad mingi oma kehapalgu suhtes ja idiopaatiline on see paraku, mille puhul me ei saa näidata, et see põhjus on siin. Aga me saame ravida, me saame ravida sümptomaatiliselt ja me saame ikkagi aidata. Nii. Ja kui see kubel püsib nüüd ikkagi veelgi pikemalt, siis ei ole üleüldse nõgestõvega tegemist, et siis on teine haigus. Nii et kõige aluseks on see, et vaatame, et kas ta on esile kutsutav või ta on iseeneslik. Ja siin siis selline diagramm, mis siis näitab, et peaaegu pooltel juhtudest on siis selline olukord, et me tegelikult ei tea väga täpselt. Me teame küll, et need immuunoglobuliin antikehad võivad tekkida, aga meil tegelikult testi selle jaoks. Sellist väga head testi ei ole. Mõnikord tehakse selline test, kus võetakse inimese enda verd, tsentrifuugitakse, saadakse sealt seerum ja selle seerumiga tehakse selline spetsiaalne nahatest. Et see võib näidata. Umbes veerand juhtudest on siis kroonilise nõgestõve puhul tegemist füüsikalisega ehk esile kutsutava nõgestõvega. Umbes 1/5 on siis autoimmuunset ja pseudoallergiline, see on siis nüüd need tomatid, maasikad, paprikad, apelsiinid, võib-olla sellised mingid ravimid ja nii edasi. Ja infektsioon on siis umbes 5%. No näiteks helikobakter, kellel on mao haigus, helikobakter võib olla, kui see helikobakteri infektsioon välja ravida, kaob ka nõgestõbi, et see on võimalik. Aga see ei tähenda seda, et ka järgmisel patsiendil see sama põhjus oleks. Raviks on siis antihistamiinid, mida on apteegis nii käsimüügis, aga kui ütleme, see tavaline doos ei aita, siis seda doosi suurendatakse ja siis arst saab siis öelda, et kuni 4-kordses annuses võib neid ravimeid võtta. Vahel soovitatakse ka niisugust söögisedelit, kust on siis sellised kõige tõenäosemad toiduained välja lülitatud, mis seda löövet suurendavad. Et näiteks kõik puuviljad, pähklid, seemned jäetakse välja. Muna samamoodi, kala ja mereannid. Et üleüldiselt siis see menüü on selline kodus valmistatav puhastest toorainetest, et sellised marinaadides asjad ja valmistoit, see ei kuulu sellesse toidumenüüsse. Nüüd
nii-öelda selleks, et hinnata haiguse aktiivsust, on välja töötatud mitmesugused sellised skoorisüsteemid ja tavaliselt siis need küsimustikud, kas siis antakse tabelina inimesele kaasa, kus ta siis vaatab, kui palju tal kuplasid on päeva jooksul, kui tugev see sügelemine on, ja seda siis regulaarselt täidetakse neid tabeleid ja selle põhjal on siis nii-öelda need toimuvad ka siis edasi need ravivalikud. Siin siis järjekordne näide sellist küsimustikust. Nüüd veel mõned harva esinevad nõgestõve päris haigusjuhud, et siin 36-aastane naine, kellel kublaline lööve ja ka siis see angioedeem vallandusid näiteks joostes, sõites rattal või siis mäest laskumisel, künklikul mäel, mägisel maal sõites. Ja see on tal kestnud ikkagi enamuse elust, kui ta on oma aktiivset elu elanud. Aga see haigus on tal progresseerunud, nii et tal lisandus ka südamerütmi kiirenemine, pearinglus ja siis hüpotensioon, see on vererõhu langus. Ja mis see siis on? See on vibratsiooni nõgestõbi. Et see on ka üks harva esinev nõgestõve vorm, kui siis nii-öelda näiteks muru niitmisel, et hoiad muru niitest või näiteks need, kes seda asfaltitöid teevad, puurivad asfalti, kui selline nõgestõve vorm sul on, sa sellist tööd teha ei saa. Siin üks teine haigusjuht, siis 10-aastane tüdruk, kellel on olnud kublaline lööve külma ilmaga põskedel. Ja kusagil 15 minuti jooksul siis külma ilmaga käies. Või siis veel tüüpiline koht on reite eespindadele, tekib külma ilmaga ja tuulega. Need on ju lühikesed joped ja siis on need skinniteksased ja külma ilmaga tekib reite eespindadele kublaline lööve. Aga mis temal on siis? Siin tal tehti provokatsioonitest, et ta jõi natukene külma vett. Temal seda laialdast löövet ei olnud. Temal oli ainult nii-öelda näole tekkis. Nii et temal on selline lokaliseeritud külma urtikaaria. Ja siin on ta 10-aastane, aga 2 aastat läks mööda ja tal ikkagi iga kord külmaga niimoodi näole tekivad need kublalised kublad. Lokaliseeritud külma urtikaaria. Siin siis 27-aastane naine, kellel haloga ümbritsetud kublad, valge haloga, selline kahvatu haloga, nagu me seal ennist vaatasime ühel fotol, väiksed kublad, valge selline viirg ümber. Temale tehti intradermaalne test noradrenaliiniga, sest et temal need tavalised antihistamiinid, need Sürtek ja nii edasi, mis apteegi käsimüügis on, ei aita. Adrenergiline ehk stressiurtikaaria. Ma olen lugenud haigusjuhtu, kus stressiurtikaaria vallandus iga 2 nädala tagant inimesel. Aga mis iga 2 nädala tagant toimus, oli lõunasöökämma juures. Nii, siin siis veel paar pilti. 3 ja 19-aastane patsient, kellel kublaline lööve vallandus kusagil 15–20 minutit pärast kontakti veega ja sügeles. Et pesta on ju vaja, aga tekib kublaline lööve. Ja see on siis veenõgestõbi. Aga siin siis see tavaline antihistamiinne tablett päästis. Nii et kokkuvõtteks ütleks, et nõgestõbi on üsna sage naha probleem ja seal võib olla väga palju erinevaid põhjusi. Ja see peamine aine, mis nii-öelda seda haiguspilti annab, on histamiin. Sellel on olemas äge ja krooniline vorm ja sellel on olemas ka enamusele juhtudest apteegis käsimüügis ka ravi. Tänan. Mõtlesin selle bensohappe peale. Bensohappet öeldakse, et see naturaalne nagu eriti ei tekita, aga see, mis on sünteetiline, mida me apteegist oleme ostnud ja panime nende tooroidiste peale, et see tekitas. Ja lastel ka paljud asjad tekitavad ja marjadest, maasikatest räägime, et võib löövet tekitada, aga tegelikult jõhvika ja pohla morssi me soovitame ja need ei tekita löövet. Need see sünteetilisega on nagu rohkem, mõtlesin selle peale. Ta on üldse rohkem, et bensohappe sünteetiline. Võib-olla ta näiteks suu ümber, kui seda mahla läheb,
et suus ta nagu enam ei toimi, et seal on kuidagi teistmoodi ja noh, minul on olnud selline noh, ühele kreemile, üks laps ei kannatanud ühte konkreetset kreemi, millel oli, minu arust oli mingisugune bensoaat või tegime kreemiga testi ja see ja see suuümbrus omal ka, kui me alati küsime, et need happelised mahlad võivad ärritada ka suu ümber ja tomat on see, mis suu ümber annab hästi palju ja hapukapsas annab sellised ja ka marineeritud, kui on lapsed tahavad ju marineeritud kõrvitsat ja marineeritud kurki ja nendest asjadest ja vürtsidest muidugi ka, noh see on, aga just see sünteetilist rohkem. Ja siis jah, see külmast veest, aga tegelikult osadel need krooniline urtikaaria võib olla ka, kui nad on soojamaa reisil käinud ja tugevasti päevitanud ja peale seda võib ka tekitada stressolukorda, mis sa ütlesid ja soojamaa reisi järel ka. Ma ütleks niimoodi, et näiteks see dermografismi ehk siis see triiknahkus, seda jällegi ravitakse valgusnähiga. Aga need soojamaa reisid ja üleüldse reisiga seotud nõgestõbi, et see on hoopis teine toidurežiim, mis neil on seal, et ja eriti just täiskasvanutel, et seal on võib-olla segapõhjused, ma ei tea, krevetid, veinid ja nii edasi kõik, mis võib-olla ka rolli mängib, et suurem histamiini vabastajate nagu osakaal toidus. Nii ja naa. Ja see, et COVID järel ka praegu oli neid palju lööbeid, öeldi, et on tekkinud COVIDi põdemise järgselt, et enne nagu ei olnud neid asju. Ja siis jah, et kroonilise puhul on ikkagi teised põhjused, aga lastel ägeda põhjuseks on infektsioon. On infektsioon. Lastel ägeda põhjuseks number 1. Eelkõige viirusinfektsioon või mingi mükoplasma, et noh ja toiduga ja see ei olegi.